Järgmises loos vaatame, kuidas mutika korstna sisse ja ka otsa ronib. Euroopas maad võtvat energiakriisi võetakse siin mail tõsiselt. Pealinna üks vanimaid katlamaju, mis muidu on reservis, sätitakse tipp-topp korda, et vajadusel siit toasooja saada. Ülesvuntsimine sisaldab nii suitsukanalitest tahma eemaldamist kui korstna remonti. Tegu on ülispetsiifiliste kõrgtöödega, mida kvalifitseeruvad tegema õige vähesed, nagu näiteks Mihkel, kes siin 90-meetrise korstna küljel nagu ämblikmees gravitatsiooni trutsides jalutab. Aga enne veel, kui korstna otsa linnavaateid nautima lähme, heidame pilgu suitsukanalisse, kus teostatud äsja riigi suurim korstna pühkimine. Kodus on see rusika jämedane kodusel ahjul, aga siin me mahuks siia suure rekkaga sõitma. Kui paksult see suitsu täis on, kui siin katlamaja all töötab? No, tänapäeval on seda suitsu siin üsna vähe, selles mõttes, et tegelikult tulebki pigem nagu süke veeauru moodi asi rohkem. Ja see on ka see üks põhjus, miks seda korstent renoveeritakse just, sest seda niiskust siia korstna sisse tekib päris palju. Ehk siis see niiskus siis läheb sinna betooni sisse ja tekib siis külmasula kahjustused. Mis tähendab siis seda, et eemaldatakse kõik karboniseerunud betoon ultra kõrge survepesuriga. Ehk siis see võtab maha kõik värvi ja kõik siis sellise juba natuke lagunenud betooni. Seal all on siis roostetanud raud, ehk siis see armatuur, mis hoiab seda betooni koos. Ja kui see on liiga läbi roostetanud, siis selle me vahetame välja ja paneme uue korrosioonikaitse peale. Kui ma sind kuulan, siis ma saan aru, et siin tööde maht on nii suur, et sama hästi oleks nüüd uue korstna ehitada. No, ütleme nii, et ikkagi uus korsten on pigem veel kallim. Ja seal all kuskil on siis katlamaja katel tuleb. Ahi. Ja just. Okay. Ja sinnapoole läheme siis korstnasse. Just. Vaatame, kirjutame ennast siis korstnasse. Ja kui keegi all tikku tõmbab, siis praegu tõmbab meil ilmselt kohe kiivritele leegi otsa. No jah, see tõmme on siin väga tugev. Kui siit peaks sealt suitsu tulema, siis see läheb kohe üles. Tõnu Kaljustel tuleb siia oma koorisalvestusi tulla tegema, sest see kõla on siin nii äge. Aga kui kuum siin on, kui see katel töötab? Siin läheb kuni 200 kraadi. Nii, ja siis siit jõuab see suitsušahti jõuab siis korstnasse, nagu ma aru saan. Just. Suits läheb üles. Seal üleval on see praegu platvorm, kus siis saab mehed tööd teha. Kaugel nad seal on? 70 meetrit peaks olema see koht. Aga me ise oleme praegu siis 20 meetri kõrgusel. Tänava pinnast kõrgemal, jah? Kui hõredaks see korsten siis vahepeal kraabiti erinevate töövahenditega? Me võtsime vahepeal umbes sentimeeter maha, aga mõnes kohas on niimoodi, kus betoon oli ka täiesti sodi, mis tähendab seda, et oligi suur auk. Nägid õue? Nägin õue. Ja kui ta pealt lahti teeks, siis meil tõmbaks praegu mütsi peast ära? Põhimõtteliselt jah, kui teha lahti ja uksed on lahti, siis puhub niimoodi, et kogu nii-öelda kõik tolm, mis võiks alla minna, läheb hoopis üles ja isegi veepisad lendavad üles. Järelikult kõrgtööde mehed ei ole šotlased, muidu oleks imelik. Jah, just. Korstna sees käidud, aeg väline inspektsioon läbi viia. Ootamatult on meie vahele ilmunud hunnik mingisuguseid hobuste riistu. Rakned öeldakse vist nende kohta. Kogu su varustus on sertifitseeritud, see on korralikult standardjärgi tehtud. See tähendab seda, et kõik asjad peavad vastu. Ma tunnen ennast nagu Saksa ordurüütel enne Tallinnasse sisse jalutamist. Aga lähme siis ettevaatlikult peaga. Davai, varsti näeb. Ma olen väga elevil, ma tunnistan. Ülemiste katlamaja korsten on umbes 90 meetri kõrgune. Ülemine teenindusrõdu on 70 meetrit maapinnast, merepinnast vastavalt umbes 100 meetrit. Kohale jõudmiseks tuleb ronida mööda tellinguid 44 korrust. Kõrgust ei tunne, kuna siin on see käterette on ümber tõmmatud sellele pikale korstnale, et sikune, et see on okei tunne. Võiks olla isegi hirmsam, aga veel ei ole hakanud. Rõdule jõudes ei pea sügavalt hinge tõmbama mitte ainult pulsisageduse taastamiseks, vaid rohkem isegi selleks, et paanikahoogu ära hoida. See koht, kus me ema. Esimene refleks on ikka asjadest kinni hoida. Ma veel ennast siukse afila ei tunne, et ma just laseks kauaks lahti, et üle 2 sekundi ei taha seda asja käest ära lasta.
Kõrgtöömehed ei tegele ainult suurte korstende parandamisega. Töid tehakse ka kõrghoonete välisküljel. Oleme muide samu poisse jälginud nii raadiomaja kui teletorni remondil. Et ringvaate vaatajatele köie otsas rippudes töö tegemise kogemust veel ehedamalt edasi anda, tehakse mulle ettepanek, millest on väga raske taganeda. Mis aitab võib-olla on faktid on see, et sinu rakmed peavad vähemalt 1500 kilo köied, kõik asjad, mis su küljes on nagu sertifitseeritud ja mõeldud selleks, et sa tegelikult oled turvalistes kätes. Ja kuna mina olen väljaõppega ekspert, siis ma saan garanteerida, et sinul midagi ei juhtu. Ja tegelikult väga suurt vahet ei olegi, kas sa oled 30, 50 või 70 meetrit, see juba on kõrge. Kui sa nüüd sellega ära harjud, et on kõrge, siis on juba lihtsam. Inimene harjub kõigega, ka kõrgusega. Enne veel, kui korstnakael saab teada, mis kaalub tagumik, mõned harjutused iseseisvaks eluks. Et esmakordsel köies rippujal tekiks usaldus köie vastu, mille otsas kogu ta elu ripub, on mõistlik rippuva asendiga harjuda olukorras, kus jalge all on vajadusel kindel pinnas olemas. Nojah, see oli nüüd see, et kus reaktsioon oli valet pidi. Pole just kõige julgustavam algus. Nagu näete, on kuni 3 tonnist raskust kannatav alpinistiköis ütlemata usaldusväärne 80-kilose reporteri ülesriputamiseks. Järgmiseks on vaja lihasmällu kinnistada käte sünkroonne tegevus. Vasaku käe pöidlaga tuleb vajutada päästikut ja samaaegselt pidurikangi aegamisi üles lükata. Aga tuul hakkab juba tõusma ja viimane aeg on sättima hakata. Ehk mu palju kogenud kannikad üle tellingu ääre tühjuse kohale vinnata. Kõigepealt üks jalg üle. Proovime. No. Vau. Juba olen üle ääre. Nii. Nüüd ma ripun köies. See on nüüd see tunne, mida ma teadsin, et tuleb, et ikkagi ajab vähe närvi. Huvitaval kombel, kui keha ja aju juba köies rippumisega ära harjub ja surmahirm seiklushimule järgi annab, ei ole enam erilist vahet, kas rippuda 70, 17 või 7 meetri kõrgusel. 70 meetri pealt on vaade muidugi päris muljetavaldav. Siin on isegi mingi tuul. Kas see tuul annaks meid muidu punktist mööda ka või? Natuke viib meid ja eemale. Kuidas on? Proovi minna. Ja lähme. Vau, tule nüüd tagasi. Mul hakkas siin üksi päris üksik järsku. Mihkli 13-aastases kõrgtööpraksises tuleb tööstuslikke korstnaremonte ette pea iga aasta. Tõsi, nii suure korstna renoveerimine on temalegi esmakordne, nagu ka reporteri nõnda kõrgelt maapinna suunal juhendamine. Võime jalgu seinast eemale keerata jääb eranditult kõrgtööliste pärusmaaks. Mulle see praegu veel hea mõttena ei tundu. Jalad lähevad liiga õhku, see ei ole see. Ja, okei. Ma ei taha seilast enam lahti lasta, kui ma sinna alla vaatasin. Korsten on hetkel mu ainus kindel pind jalge all, mis estet vertikaalne. Mihkel seevastu kehastub lausa köies tantsijaks. Hei hoo! Ma ütlen, et minu emale, minu lapse emale ja minu vanaemale ei tohi seda materjali näidata. Aga kõik teised, tulge tehke järgi. See on palju hirmsam, kui ma arvasin.